nii kihvt oli, ma töötasin aasta tagasi kõikide Pärnumaa, Viljandimaa ja Saaremaa koolidirektoritega, õpetasin neile seda nii, kuidas teisi juhtida, kuidas nagu luua koolis õpetajatele keskkond, kus õpetajad tunneks turvaliselt, et see turvatunne läheks klassiruumidesse edasi. Ja nüüd see sügis me saime uuesti kokku ja me tegime siis päevase sellise enesejuhtimise koolituse. Ja kihvt oli saada siis näiteks Andres, kes on Pärnu Sütevaka kooli direktor, või ei saa perekonnanime hetkel kätke, valiti see aasta ka Pärnu aasta juhiks. Sain talt sellise tagasiside, et tegelikult nad oleks tahtnud, kui nad täna teevad mõlemad programmi, oleks tahtnud isegi alustada kõigepealt sellest enesejuhtimisest, sest see nagu teadvustamine on nii suur, et ma ei ole kogu aeg juht, see on ainult üks roll. Ja kui mina inimesena lonkan, siis mu emotsioonid, pole kui häid juhtimist nippe ma oskan, mu emotsioonid on igal pool kõigile mu näost näha ja siis ma lähen sinna õpetajate tuppa, ma ei pruugi midagi öelda, kõik saad aru, et midagi on siin. Et tõesti ma näen järjest suuremat vastutuse võtmise kasvu oma klientides selles, et kurat, kuidas ma inimestele päriselt mõjun. Ja ma arvan, see ongi minu nagu töö keskne küsimus on, kuidas ma mõjun. Ja ma olen nüüd täna, ma olen 42, et ma hakkasin inimeseks olemise vastu huvi tundma 19-aastaselt. Ja kuidagi see tee kogu aeg on nagu viinud mind sinna edasi, järjest rohkem aru saada, kuidas see aparaat siin toimib. See ongi see mu suurim huvi. See on nii äge. Ja.